Selle aasta maikuust muutus seadus, mis veel paljudele tubakatarvitajatele ebaselge. Eelkõige peame silmas just huule ehk mokatubaka kasutajaid ja nendega hangeldajaid Eestis. Selle tarvitajaid on meil tuhandeid, kõige enam armastavad padjakesi huule alla toppida just noored, tihtipeale kahjuks ka alaealised. See seadus aitas meil seda valdkonda siis paremini kontrollida, kuna siis enne oli meil teatud liiki siis suitsuvabad tubakatooted lubatud, nagu näiteks närimistubakas, siis peale 1. maid läks selles mõttes lihtsamaks. Ja mis võib öelda, et eks need müüjad otsivad ka siis nagu selliseid nii-öelda varjatumaid teid selle asja müügiks, et kui enne sai lihtsalt öelda, et mul on siin kilo enda jaoks, nii-öelda siis täna see nii lihtne enam ei ole, et kui sa ikkagi suurt kogust omad, siis on meil põhjendatud kahtlus, et see on ikkagi realiseerimiseks mõeldud. Maksu- ja Tolliamet peab viimaste seaduse muudatust suureks edasiminekuks ja peetakse töövõiduks salaturu segamini ajamist. Seadus ei luba praegu tegelikult Eestis isegi mokatubakat omada. Tegelikult sisuliselt ei või mitte kellelgi Eesti Vabariigis huuletubakat olla. Et nüüd on tõesti see väike erand, kui turist tuleb, et tal on siis nii-öelda oma tarbeks taskus ja Rootsist see saabki ainult tulla. See on kuni niisugust väikest pakendit 10 tükki. Ja üle Vene piiri siis ainult üks siuke väike pakend. Nii et sisuliselt seda loomulikult ei või seda kellelegi üle anda, võõrandada, müüa, mitte midagi sellist ei tohi teha, et see on nii-öelda oma tarbeks. Aga et sinna nii-öelda järgi minna ja siis seda pärast siin nii-öelda turustada, seda loomulikult ei tohi. Kui nüüd see väike kogus enda jaoks on, siis veel karistust ei järgne, võib järgneda meiega nii-öelda vestlus, aga müüjale muidugi väärteomenetlus kindlasti ja väga suurte koguste puhul juba võib olla kriminaalasi. Et me oleme seda suurtes kogustes ka saanud Rootsi suunalt ja Taani suunalt siia, kui nad on toodud. Kui varem pakuti müügiportaalides müügiks konkreetselt kas paari karpi või tervet torni huuletubakat, siis nüüd on turg liikunud suurel määral põranda alla ja avalikud on enamjaolt vaid ostukuulutused. Me oleme ju ka nendele müügiportaalidele nii seda teemat kui salasigarettide teemat teadvustanud ja nad on ise võtavad kuulutused maha, et huuletubaka teadlikkus nende nii-öelda portaali pidajate hulgast on täitsa olemas. Aga muidugi sellised eravestlused ja sellised portaalid, kus saab nii-öelda kinniselt niimoodi infot levitada, siis seda me siis oleme ise ka nii-öelda püüdnud jälgida, ise seal liige olles ja ise seal infot nii-öelda andes ja võttes vastu, aga muidugi mitte nagu nii-öelda ametlikult. Ja siis oleme, kui meil on nagu kontaktandmed, siis me oleme ka niisuguseid teavituskirju teinud nendele. Informeerime, et selle huuletubaka käitlemine Eestis on keelatud, võib tuua kaasa karistuse. Vangi panemist ükski väiketarvitaja tõenäoliselt kartma ei pea, seda senimaale, kuni ei müüda keelatud tooteid suures ulatuses ja ei jääda ka õigusorganite vaatevälja. Enamjaolt piirdub politsei või Maksu- ning Tolliamet rahatrahviga ja keelatud kauba konfiskeerimisega. Seaduse karmistamine ja selle tugevam kontroll on mõjunud salakaubale tavapäraselt. Hinnad on muutunud Eestis mitmel poole tuntavalt kallimaks. Hinnad on tõesti võivad erineda selles mõttes, et kuidas parasjagu see saadavus on. Ja sest ütleme niisugune korralik tarbija ikkagi pakki päevast tal on vaja kindlasti on ju. Et kui ta kätte ei saa, siis see hind võib tõusta küll ja sealt 4 eurolt ütleme 7-8 võib ta niimoodi korraks tõusta, aga tõenäoliselt tekib siis teine pakkuja juurde. Et pigem võib näha seda, et müügi niisuguseid kuulutusi julgemalt enam ei avaldata, et pigem on see, et kas ostan või siis on mingisugused niisugused jäetud siis oma klientide ringi ja siis öeldud suusõnaliselt edasi, et kus siis saab ja mis hinnaga. Salasigaretid liiguvad Eestisse praegu Venemaalt ja Valgevenest. Kaup tuuakse läbi Balti riikide Eestisse ja igal aastal jääb Maksu- ja Tolliametile vahele 10 kaubitsejaid ning konfiskeeritud kaup ka hävitatakse. Sama saatus ootab ees ka huuletubakaga kaubitsejate kraami. Vahe on ainult selles, et huuletubakas laekub Eestisse Rootsist, mitte ida poolt. Muide, üks Eesti ettevõtte lootis mõni aeg tagasi neid samu tooteid ka täiesti legaalselt müüa. Kõik õnnestuski, kuni sekkus Maksu- ja Tolliamet. See on üks huvitav selline eksemplar, ütleme nii. Ta on nagu klassikaline huuletubakas, aga sel teisel poolel on siis täiesti legaalne hoiatussilt ja siin on ka maksumärgid peal.
ja sellega oli siis see, et enne 1. maid üks firma üritas tuua siis närimistubaka sildi all meile seda huuletubakat ja siis püüda seda täitsa legaalselt poes müüa. Et see tuli juhuslikult välja ja loomulikult me selle koguse konfiskeerisime ja me ei tagasta ka aktsiisi, kuna ta ju maksis ette ära, ütles, et toob huuletubakat või seda närimistubakat ja tegelikult müüs huuletubakat. Nii et selles mõttes on meil praegu seadus palju lihtsam. Me igasugused sellised suitsuvabad tooted on keelatud ja meil on väga lihtne seda kontrollida. Üldjoontes on amet rahul, et viimase aasta jooksul tehtud ponnistused on turule mõjunud positiivselt. Liiga väike periood on, et teha lõplikke järeldusi, aga võib öelda seda, et need nagu ikka nagu salasigarettide puhul näeme, et suuri koguseid korraga pigem ei tooda, pigem ikkagi väiksed kogused, nii-öelda kiirem logistikaahel ja siis nii-öelda tihedamini, et sa ei pea nii-öelda suurt kogust kodus hoidma ja sellega siis nii-öelda vahele jääma. Et väga kiireks on läinud see müügikanal ja muidugi sellised varjatud sotsiaalmeediakanalid, niisugused privaatsed grupid, kus seda siis müüakse. See nii-öelda asi on nüüd keelatud ühemõtteliselt, et me ei pea siin nii-öelda vaidlema, et kas see oli nüüd oma tarbeks või kellelegi müügiks on ju. Et igasugune käitlemine on selles mõttes keelatud.